Ligi pooled Eesti inimestest ei liigu piisavalt. Siin on Liivia lugu. Mu nimi on Liivia, olen 67-aastane ja elan Saue linnas. Olen õppinud õpetajaks ja psühholoogiks, täpsemalt psühholoogiaõpetajaks. Praegu ma ei tööta, praegu olen pensionär. Argitoimetustes ma liigun kogu aeg hommikust õhtuni. Mul on kass ja koer, kes tahavad kord sisse, kord välja, käin uksi neile avamas. Siis on suur aed ja aed on nii, et ma pean midagi tooma, siis ma pean käima ümber maja kogu aeg. No siiamaani ma ei ole aktiivselt liikunud sellepärast, et ma ei ole seda vajalikuks pidanud enda. Mul ei ole puudust sellest ja mulle tundub see aja raiskamisena, et samal ajal ma mõtlen, mis ma kõik ära jõuaksin teha, kui ma lihtsalt käin. Nädala eest andis Liivia vereanalüüsi, et saada ülevaade oma tervisest ja uurida, kas on takistusi, mis ei lase tal aktiivselt liikuda. Nüüd on aeg anda vastus Liivia küsimusele. Tere, Liivia! Tere! Mina olen Gerd. Meeldi tutvuda, et siin on sinu tulemused. Lugupeetud Liivia, sinu kolesterooli tase on kõrgenenud, seega füüsiline aktiivsus on lausa vajalik. Ülejäänud tervisenäitajad on head või suisa ideaalsed ning mitte miski ei takista sind liikumisega tegelemast. Liikumine on sul veres. No aga teeme ära. No teeme. Lähme. Tegelikult selle igapäevase liikumise peaeesmärk peaks olema see, et pärast seda liikumisprotseduuri oleks hea olla. Ikkagi see hea enesetunne on selle, ütleme, ma arvan, see põhiline indikaator, mida läbi selle liikumise peaks otsima. Ma luban, et teen Eestile ja iseendale kingituse ja liigun aasta jooksul vähemalt 100 korda, sest liikumine on mul veres. Liikumine on ka sinul veres. Tee endale ja Eestile kingitus. Laadi App Store'ist või Google Play'st alla Eesti oma liikumise Fit 100 ja liigu vähemalt 100 korda aastas.